kuradi siin nimp teeb vahepeal igasuguseid lollusid, et Eesti YouTuber Anita Sibula paari päeva tagune Insta postitus ajas sotsiaalmeedia kihama. Sae tõmbas käima My Hits Awardsil aasta YouTuberiks nimetatud Andrei Zevakin, kes ütles, siis mul kassis küll ära, lükkasin Twitterisse üles ja asi läks suhteliselt hulluks. Anita jagas Instagrami stories ärilehe artiklit, milles kirjutati, kuidas veerandil miljonil inimesel on kuu lõpus pangakontol vähem kui 100 eurot. Ok, see on naeruväärne. Ma mõistan, et mõnikord võib seda juhtuda, aga kuidas inimesed niimoodi päriselt elada saavad? Tippis glamuuri piltidega silmapaistev kaunitar postituse juurde. Ai, kui hästi. Loomulikult sai Anita selle peale nii negatiivset kui ka positiivset tagasidet. Nii palju, kui ma endast vanemate või edukamate inimestega rääkinud olen, siis tänapäeval ei ole hea ja meeldiv töö mingi ime. Peab natuke lihtsalt pingutama ja teadma, mida tahad. Seda räägib mingi täiesti suvaline Eit, kes teeb YouTube'i videoid ja siis tema tööks on see, et ta laseb end pildistada. Sest ta on mingi modell. Ja me kõik teame, kuidas saadakse modellideks. See lihtsalt võt kõige rikkama venna ja nikud temaga. Ärge tooge vabanduseks, et oi, ma ei saa midagi teha, sest mul on shitty job. Ma tean, et nii võib juhtuda ja ma ise ka rikas. Ma ise pole ka rikas, aga palju on siiski enda teha. Kellegi teise süü ei ole su shitty job. Jäi noor YouTuber endale siiski kindlaks. Ai, noor YouTuber ütles niimoodi või? Anita postitus jäi silma ka YouTuber Andrei Zevakinile, kes sellest Twitteris ka seotsus, sorry Anita, aga mida vittu. Ehe näide sellest, et sa oled täiesti deluded ja ei tea, mis ühiskonnas toimub. Piinlik. Väga õige Zevakin. Väga õige. Like. Aga ma pean mingi sisse logima. Login and like. Follow. Ma isegi ei kasuta Twitterit, aga follow. Väga õige. Elu24 võttis Zevakiniga ühendust ja uuris, mis ajendist teda sellist postitust kirjutab. Ma tunnen Anitat, aga nagu selliste asjade väljaütlemine on veidi toores ja näitab taset, kommenteeris Zevakin. Samuti sõnas noormees, et esialgu ta Anita postitusest välja ei teenudki, ent kui Anita tegi sama teema kohta veel teise postituse, muutis ta meelt, siis mul kassis küll ära. Lükkasin Twitterisse üles ja asi läks suhteliselt hulluks, sõnas Zevakin. Ai, plee. Tõepoolest, teema osas on sõna võtnud mitmed inimesed, tal on täpselt selline mentaliteet nagu enamus inimestel, kes on leidnud lihtsama viisi elus läbi saamiseks. Lisaks kindlustatud majanduslik taust, don't be poor. Inimeste pihta kahjuks ei vähenda vaesust ja peost suhu elamist, kirjutas kasutaja. Screw you 66. Ärindust ja majandust õppib inimene on nii rumal, kurb. Lisas veel teinegi Twitteri kasutaja. Sealhulgas on Zevakini postitust jaganud ka mõned teised Eesti YouTuberid, nagu näiteks Sydney Thompson ja Martti Hailik. Vov, ma teen tööd, mis mulle meeldib ja ma totaalselt naudin seda, aga mul on ka tihtipeale olukorrad, kus on kuu lõpus peenike pihus. No võt, see sama, see sama nagu see Käveran Tallase tweet, et don't be depressed. Go out and make new friends. Talk to people. Oi, pile. Lisaks jagab Zevakin Twitteris kuvatõmmist vestlused, milles väidetakse, et Anital on suhkru issi või? Ah? Kas taba oleks ohvi või? Mul ei ole ära taba.
kuidas ma niimoodi ära koolisin selle praegu? Kuidas ma niimoodi ära koolisin selle? Ma just ütlesin, et ta nikub mingi vana meestega. Noh, confirmed. Keskerakonna aseesimees ja Riigikogu liige Jaanus Karilaid tabati ööklubist Amigo intiimselt tantsimas endast poole nooremat blogijaga. Noh, räägi mulle midagi, mida ma ei tea. Loll luud. Ai, kui hästi. Gert, väga hästi öeldud. Ai, pile. Lähme siis. That was legitness. Yeah, it was. Ha. Miina DR filtahaks küll sellise hoora ara rapeda. Seal ei ole enam midagi reipida, saad aru? See on nii läbi käidud, kui läbi käidud üks koht saab olla. Oota, mis toimub? Keegi palun selgitage või? Ühesõnaga Anita Sibul siin tegi mõned kaunid väljaütlemised, kus ta ülbitses, et kui te olete vaesed, siis paras teile.